Saun ei ole lihtsalt ihu ja hinge hariv kosutus, saun on kultuur ja vaatamisväärsus. Selleks, et need kõik asjad kokku siduda, tuleb teinekord sõita päris ääremaale. Me oleme jõudnud Haanjasse Ämbkotti külla. Mägi, mille otsa me ronime, on teadaolevalt teine ristimägi Eestis Hiiumaa kõrval. See paik on viimase aasta majanduskomeedi Saunumi keriseidee sünnikoht. Siin mõned inimesed, kes on käinud, kes on nii-öelda tegelevad meditatsiooni asjadega, ütlevad, et siin on hästi võimas energeetika. Sa rääkisid sellest saunast, mis on kindlasti see põhipõhjus, miks me siia sulle külla tulime. See sama saun siin all, väikese tiigikese veeres ongi see sama kurikuulus saun, millest võib-olla sinu maailmavallutus nüüd alguse saanud ongi. No, kui sa niimoodi ütled, et selles saunas sai alguse vähemalt minu sauna armastus. Et kui ma ükskord selle koha päranduseks sain, nii kui ma olen korduvalt öelnud, et ega mul lapsepõlves ei meeldinud saunas käia. Minu jaoks saun oli siuke kuum ruum, kus oli suhteliselt ebameeldiv olla ja visati leili ja see kõrvetas. Aga sellest saunast sai alguse minu sauna armastus. Ehk siit ma sain inspiratsiooni, et ehitada endale ka Tallinnasse samasugune saun, mis oleks samasuguse pika ja pehme leiliga. Iga suitsusauna ette eelneb nüüd karmi väljalaskmine, ehk viskame 2 kopsikutäit leili ja siit uksest siis on näha, et kuidas tuleb välja igasugused ebemeid ja suitsu ja kõik, mis ju kütmist järgi jäänud. No vot, see tuleb päris ilusti ju siit kohe. Praegune saun ja see, mis on suitsusaun, need on täiesti valgusaastate kaugusel. Ehk kui vanasti kööti tõesti sauna, see soe salvestati kividesse, siis praegusel juhul mõned inimesed on siin endale uhked, et nad on pannud siukse pisikesse ruumi hästi suure keris ja ütlevad, et saavad juba 15 minutiga sauna. Siis tegelikult on see saun, mis tervisele mitte kuidagi hea ei ole ja millesse mina küll vabatahtlikult ei lähe. Enamus saunasid, kui ma seda saunade katsetamist ka tegin, on sellised nii-öelda ülevõimendatud kiristega üleköötud ruumid. Lähme teeme esimese leili. Oi, kui madal uks. Teeme esimese leili, kus sauna, pärast lükkame seda välja. No see põhiasi on siis siin nurgas. Jaa, see on natukene küll tahmaseks saanud juba, et eks ta on oma jaoks kasutanud ka. Vaata, kui sa tunned nüüd seda kliimat siin sees ja hingad hinakaudu kiiresti sisse-välja, kui sa tunned mingit teravust. Absoluutselt mitte. Ja see saun on sul siin köötud, seda siin ongi, nagu sa ütled, ise praktiliselt 9 tundi. Jaa. Ma panin ta juba hommikul 8 kütte ja nüüd on ta praegu niimoodi mõnusalt kergelt maha jahtub. Ehk kui ma praegu panen esimese siukse leili, kohe panen selle ära, siis tunnete, vaata. Ei ole mingit tähendab sellist nagu teravat või äkilist. Ei. No eeldus on see, kui sa leili viskad, siis alati lööb sulle kuuma õhupalvakas näkku. Hakkad siin ahmima ja nagu sa ütled, tõmbad käed kõrvade ette, et saaks kuidagi nagu selle kuuma eest peitu. Üks tõde, mis küll suitsu sauna juures on oluline, et kütma on ainult üks inimene. Sest üks inimene teab, kui palju ta on kütnud. Sest ka meie ajaloos on see saun 3 korda põlema käinud. Nii et tal on uus katus juba peal ja pärast seda on meil päris nagu ranged reeglid. Nii, ma lükkan nüüd praegu välja. Nii, hoopsti. Nii. Aata, see kohe tuleb üles, appi. Jaa, lükkasin saunu välja ja kohe tunnet, kus teil kliima muutub. Sa juudas küll. See on täiesti... Hinga korra sisse välja tunne, kui palju keerulisem hingata. Oi ju. Nüüd ma panen ühe, ma vaatan nüüd, kas saame sinust siukse klassikalise Eesti sauna liigutuse kätte. Sauna lõps. Jah. Oppa. Oi, mine! Tead, et tavaline saab. Kuulsid välja saab. Kui ma selle sisse pane, muidugi ta on korras. Oi. No, selliste efekti, sellise minutiga ma pole mitte kunagi elusest kogenud. Läksid sauna, kus oli täiesti kõik normaalne ja näed, mida võib üks aparaat teha. Pärast sellist katset tuleb kohe joosta tiiki jahutama. Näed, tuss tuli nagu taevast helistud. Võtame Andrusega ette veel ühe omapärase saunarituaali, mida just selles saunas praktiseeritakse. Saunas käiks ikka 2 vihaga, et kui sa viskad. 2 2 jah. Nii. Et seda vihatehnikat, tegelikult 2 vihatehnikat mul õpetati uurelites. Et see on nüüd niimoodi, et kõigepealt võtad vihad, nii, siis hõõrud keha üle ja siis hakkad ülevalt. Niimoodi esimese korraga sa ei puutagi inimest. Tood seda sooja ülevalt inimese juurde, eks soondad ära.
ja siis lased jälle veega üle ja siis hakkad alles vihtlema. No nii, tervitame. Aitäh sulle praegu. Aitäh teile ka. Selle põhjaliku saunaskäiguga me selle suve saunajutud lõpetama. Tänan kõiki, kes sauna tegid, juttu rääkisid ning külla ootasid. Teiega oli tore. Head leili, ehk kohtume veel.